No võib-olla seal on veel see moment ka, et rahvas nagu usaldas või rahvas hääletas ju selle Pareki, hääletas ju valitsusse igale poole Riigikokku, eks ja samas ta sai petta nagu, need inimesed, kes lubasid, ütleme seal plats puhtaks ja nad tegelikult ei löönud seda platsi puhtaks. Või seda platsi ei löödud puhtaks. Ja see on tekkinud teatud usalduskriis, et rahvas, need inimesed, keda ta arvas, et ta võib usaldada, nad ei täitnud neid lootusi punased ei saa usaldada või endiseid neid, ütleme selle endise punase režiimiga või selle kaastööd teinud tegelasi ei saa usaldada ja nad ei saa ka usaldada näiteks Lagle Parekit, kuna Parek ei teinud mitte midagi. No minu meelest on nii, et kõik need vabasvõitlad, välja arvatud minu meelest Mätik on selline mees, Kalju Mätik, kes ikka protestib ja astub välja. Tema on selles suhtes selline ühiskonna, ütleme, kriitilise seisundi väljenda. Seda võiks niiviisi olla. Teine mees on mõniga Madisson, aga Tiit Madisson ei ole pika distantsi poiss. Ta jookseb lüükest distantsi. Ta ei ole nii, et ta punuks pikki. Aga ta tehti ka suhteliselt nagu taltsaks või ütleme, ta on nagu kogu aeg tasalülitatud olnud. No võib-olla sellepärast, et Tiit on alati valet panused teinud. Selles on ka, sest esiteks on nii, et rahvas nagu peab mingil määral hakkama usaldama, sest usaldus oli tal olemas ju Sirva Pargiga. Tal oli usaldus olemas, aga ta ise meile rääkis seda, et ta ei tahtnud minna millegi pärast. Ta nagu lasi teised ette sinna Riigikokku, ta oleks saanud ise muidu minna, eks, aga et minu meelest ta pani ennast nimekirja lõppu, eks. Lootuses, et teda nagu mäletatakse. Ta jõuga lükatakse ette ja öeldakse, mine ikka. Ta oli umbes nagu Jeesus Kristus, kes andis ennast nagu rahvamasside nagu kätte ja ütles, et ma olen nii kõva mees, et ma võin seda teha, eks. Ja siis see rahvamass lihtsalt lükkas ta kõrval, ütles, et ise olid loll. Ei, vaata, asi ongi selles, et kogu sellest dissidentide karjast ei olnud praktiliselt poliitikuid. Ja see oli nende viga, eks. Sellepärast, et neist ei olnud ka siis, nagu omal ajal näiteks see Irve Park oli peale seda midagi, oli RSP, eks. RSP oli nende tähendab idee, eks. Ja minu meelest ongi see probleem on selles, et Eestis ei ole selliseid inimesi, kes toodaksid ideid. Ideoloogia generaatorid ei ole. Alati peab olema süsteemis ideegeneraator, kes toodab igasugu massliikumiseks, massettevõtmisi tead, eks. Ainukene asi, mis tol ajal oli ühesõnaga rahva meelsust maandav oli see samune Balti kett ja rahvarinne, eks. Sellega punased tõmbus asja tagasi, see oli täiesti vahva, üritus osavalt tehtud ja taibukad ja seal olid nükest, ühesõnaga psühholoogide, sotsioloogide kätt selle taga, eks. Selles suhtes oli ainukene selline ilus, hea üritus, tead. Aga nii neist praeguses poliitikas ei ole mitte midagi ilusat. Isegi Ansip on minu meelest täiesti nagu transis alati. Kui sa vaatad tema näiteks neid kõnesid asju, mida ta räägib, ta üldse ei kuuleta mõistuse häält. Ta lihtsalt räägib. Nagu ta partei koosolek oleks ja nagu ta kardaks seda, et talle võetakse sõna käest ära, ja kästakse istuda, olgu istu, aitab küll. Aga keegi konstrueeri mingisugust poliitilist mänge vabariigi. Sisepoliitikut kui sellist ei ole. Tänaval ainult on piits maksab. Seadus on tegelikult piitsaks. Ja näiteks, et keegi püüaks näiteks rahval luua illusiooni ilusast tulevikus, kas see mingisuguse küllaki realistliku sellise tagamaaga pilti tead. Sellist poliitikut Eestis ei ole praktiliselt. Mille pärast neil ei ole ideid. Ja praktiliselt võidab see mees poliitikas, kes loob mingisuguse programmi, eks. Vähemalt illusoorse programmi, kes ütleb, et vaadake, poisid, läheme seda teed pidi, me jõuame kuhu, eks. Aga tegelikult on nii, et meil ei ole kuhugi jõuda, sellepärast, et meie raha ei ole meie käes, eks. Meie riik on vaene ja nii edasi. Meist on saanud praktiliselt Euroopa provints. Me oleme praktiliselt passi samas seis nagu Rumeenia. Nõukogude ajal me olime selline, mitte nii, et ma hakkaksin ülistama nõukogude ajaga vahva selle, ei. Nõukogude ajal me olime Baltikum ja Eesti. Eestis käidi Soome telekat vaatama, eks. Aga praegu see on nii, et keegi tule meile Prantsuse telekat vaatama. Kedagi ei huvita see. Eesti on nii, et Eestit ei olegi praktiliselt poliitilise kultuursel kaardil. Tänu sellele, et need poisid on pukist. Või selline kurb on tulevik. See on täpselt samamoodi nagu omal ajal tehti eestlast ära, külmateks. Ja tehakse ka praegust. Ja kui selles eestlased tehti jällegi eestlast oma kätega. Eestlased müüsid kõik ära, välismaale, kõik meie kaubad, kõik meie tehased, tööstused, kõik mida oli võimalik toota,
lõpuks jäi järgi kes? No, seltskond inimesi, kes tahavad milleski elada ja kes milleski ei ole elada. Lootust ka ei ole. Ja mul on tunne, et Mihkel Kärmas võtab minu puhul ka viimase lootuse ära. Et ma ei tohi enam rääkida ega seda. Ja vot see on ka absurd, no. Siin pidevalt käib selline hüüklaus, et üks eestlane sööb teist, aga no minu meelest ei ole. See on lihtsalt nagu selline kittumine, kõige kadestamine. Kui keegi teeb suu lahti, enne kui keegi on jõudnud midagi juba öelda, juba nullitakse vend ära. See on ju mõttetust. Ja ma ütlesin, mille pärast, sest see laulu revolutsioon ei olnud revolutsioon. See on lihtsalt mingi üleminekuprotsess, mis siiamaani kestab. Iseseisvut riiki praktiliselt veel ei ole meil. Ja see protsess tuleb läbi teha, varem või hiljem. Ja kuna see eelmine oli selline valutaks, siis karta on seda, minu prognoos on see, et järgmine tuleb õudselt paluvaid. Pane kinni.